tere, minu nimi on Sydney ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma mõtlesin, et istume selle video jaoks korra maha ja ma tahaksin jagada asju, mida ma õppisin oma elus liiga hilja. Ja neid asju, mis mul veel õppimata on kindlasti väga palju. Ja võib-olla kui te jagate ka oma kogemusi ja omi asju, mida te natuke liiga hilja oma elu jooksul õppisite, siis te võite neid alla kommenteerida ja võib-olla me saame koos jagada seda teadmatust, milles me elame. Alustame ülirandom asjaga. Nimelt, kuidas kasutada seepi. Ma ei mõtle seda vedelat seepi, vaid ma mõtlen seda, mis see nüüd eesti keeles on siis? Soap bar. Seep, no seep, teate küll. Ma kasutasin seda valesti. Oi, kui kaua. Ma arvan, et ma reaalselt nagu viimase aasta jooksul alles õppisin ära, kuidas seda seepi kasutatakse. Ma toon seebi, ma näitan teile, mida ma mõtlen. Seep on ja. Ma mõtlesin, et sa pead sellega nagu kõik ära nühkima. Hoiad seda siin käte vahel, sa pead seda seebi igale poole saama. Kuidas sa näppe selle seebiga pesed? Üli annoying. Palju lihtsam on lihtsalt vedelat seebi käte peale lasta. Kuni ma üks hetk hiljuti sain aru, et sa ei pea seda seepi kogu aeg oma käte vahel hoidma. Teed käed märjaks, natukene paned seepi käte peale, paned selle seebi ära ja su käte peale ju jääb seepi ja seda sa siis nühid endale näppude vahele ja küünte alla. Aga see seep ei pea sul kogu aeg näpu vahel olema. Täiesti rumal inimene. Lähme korra natuke tiipimaks ja siis läheme nende lollakate asjade juurde tagasi. See hetk, kui ma mõistsin, et suureks kasvamine on pidev protsess, läks mu elu nii palju lihtsamaks. Järsku, kui see 18 jõuab kohale või 20 jõuab kohale või 26 jõuab kohale, siis ma siiski pidevalt kasvan suureks ja ma alles õpin seda täiskasvanu elu. Kui sa saad näiteks 19, siis sa oled 1-aastane täiskasvanu ja minu arust see on väga tore viis, kuidas seda vaadata. Mega hea näide, trenni tegemine. Mulle jõudis see alles aastake tagasi kohale. Et trenn ei ole selleks, et kaalust alla võtta, mis ta minu jaoks alati varem oli. Kui ma ei taha kaalust alla võtta, siis ma ei pea ennast liigutama. Ja mingi aasta aega tagasi ma sain aru, et inimene peab ennast liigutama, et elus püsida. Kui ma trennis käin, siis mul on vaimselt parem olla. Kui ma ennast liigutan, siis ma jaksan päeva jooksul rohkem asju teha. Kui ma ennast liigutan, siis ma ei tunnegi ennast nagu kasutu ja mõttetu. Täiesti ulme. Ja see on suureks kasvamine. Suureks kasvamine on asjadest arusaamine. Miks maailm töötab nii, nagu töötab. See, mida su ema sulle alati ütles, tegelikult on tõsi. Tema on lihtsalt natukene rohkem suureks kasvanud kui sina. Aga ta ei pruugi ka täiesti suureks kasvanud olla. Ei peagi kõigega nipsust suureks kasvanud olema. Terve oma elu kasvad suureks. Nüüd tuleb üks asi, mille kohta ma nüüd ei tea, kas te täiega naerate mu üle või te mõistate mind. Backstory. Käisin oma õdedega aasta lõpus Ameerikas reisil ja mu onul on siuke uhke fancy Ameerika auto. Üks mu õdedest on megaautode fänn ja ta sai selle autoga sõita. Ja siis ta räägib mulle mingi, et Sydney, selle autoga oli nii mugav sõita. Kõik selle auto rattad pöörasid. Ja ma olin mingi, Tari vaatab mulle otsa mingi, kõik 4 ratast liikusid. Kõik rattad keerasid. Ja ma olin mingi, mida? Kas kõikidel autodel kõik 4 ratast ei liigu või? Tuleb välja, et mitte. Tuleb välja, et tagumised rattad ei tee niimoodi. Hallo? Ma nagu siiani veits ei usu seda. Kas mul pöörab keegi auto kuskil või? Oh my god, üks pöörab. Mine pekki ja tagumised rattad ei pööragi. Mida hekki? Mul on load olnud 8 aastat. Minu õed hakkasid irnuma mu peale sellepärast, et ma ei teadnud siukest asja. Naerge mu üle või naerge muga koos. Valik on teie. Selle video sponsoriks on Bright. Kuna ma päeva jooksul väga palju kohvi juua ei soovi, siis Bright on mulle väga hea alternatiiv olnud. See on naturaalse ja puhta maitsega ja aitab hästi fokusseerida. Võib-olla olete kursis, ma monteerin jälle ise oma videoid ja montimise kõrval olen ma pea alati võtnud endale Brighti ja ma tunnen, kuidas see flow state on kohe lihtsam saabuma. Selle joogi on loonud teadlane ja sportlane, nii et pigem on hea ja tervislik valik. Neil on 4 erinevat maitset. Pineapple mango, mis on minu isiklik lemmik. Kõik, mis on ananassi ja mango maitsega. Sign me up! Raspberry mint, lemon lime ja blood orange. Lisatud suhkruid ei ole, lisatud magusaineid ei ole, ainult naturaalsed mahlad, taimeekstraktid ja allikavesi. Seda Brighti juues ma tunnen, et sellist energiakrashi ja judinaid ei teki, mis võib-olla teiste kofeiiniga jookide puhul on natuke lihtsam tulema. Ja no muidugi on mul teile ka sooduskood. All descriptionis on link, kui te sealt kaudu tellite, kasutades koodi Sydney, siis te saate oma esimeselt tellimuselt -25% soodukat. Las ma kordan ennast. Vajuta seda linki esimeselt tellimuselt koodiga Sydney, see on minu nimi, saate te oma esimeselt tellimuselt -25% soodukat. Aitäh Bright mind sponsoreerimast, aitäh Bright mulle flow state'i tekitamast ja jätkame videoga. Kas te teadsite? Frank Ocean ja Frank Sinatra ei ole sama inimene.
minul oli täiesti üllatus alati, kui inimesed kiitsid Frank Oceani muusikat. Noored inimesed kiitsid Frank Oceani muusikat ja minu jaoks oli alati see, et sa asja, Frank Sinatra, kes on ammu surnud, on sinu lemmikmuusika. Damn, ei oleks arvanud, ei oleks uskunud. 2 täiesti erinevat inimest. Frank Ocean on elus, suht noor ka, tal tuleb vist album varsti välja. Teate seda Maroon 5 laulu Maps? Map that leads to you. Mingi hetk korrutab seal, et following, the map that leads to you. Jälgin kaarti, mis viib sinuni. Mina arvasin alati, et ta ütleb seal rainbow. Rainbow. The map that leads to you. Minu arust seal alati natuke naljakas ka, et kas Maroon 5 nii tulihingeliselt seisab vähemuste õiguste eest? Rainbow. Ei seisa. Või no võib-olla seisab, aga mitte selle lauluga. Seda järgmist asja ma liiga hilja ei õppinud. Tegelikult ma õppisin seda koolis, kui meil käis koolis külas hambaarst. Kui sa pesed oma hambad ära, siis ei tohi suud puhtaks loputada. See kaitseb su hambaid ja see peab suhu jääma, et ta saaks mõjuda rahus. Nii et ärge loputage oma suud peale hammaste pesemist. Ja kui siin pesemise noodil me juba oleme, samuti tõesti väga hilja oma elus sain teada, et tallaaluseid peab pesema ka ja naba peab ka pesema. Vaat nende tallaalustega mina alati arvasin, et see vesi ju niikuinii läheb sinna, et need tallad ju nagu iseenesest puhastuvad põhimõtteliselt. Tuleb välja, et ei ole nii. Tegelikult ikkagi peaks tallaaluseid ka pesema. Jube annoying on seda muidugi teha. Iga kord kardan, et vot nüüd ma lendan pikali ka siin duširuumis. Kuidas ma avastasin, et naba peab pesema? Ka nagu üliloogiline tegelikult. Ilmselgelt nabaauku võiks pesta. Khloe Kardashian rääkis kuskil intervjuus, et ta kardab nabasid ja iga kord, kui ta pesus käib, tal on ebamugav seda naba pesta. Ja ma kuulasin seda intekat mingi, what you say? Sa pesed oma naba. Kas seda peab ka tegema või? Ahaa. Ja no nüüd ma pesen oma naba ja tallaaluseid. Ka asi, mille ma alles eelmine aasta vist nagu selgeks sain endale. Enne meiki näokreemi peale panemine teeb imesid. Ja kreemitamine üldse minu jaoks on suhteliselt uus nähtus. Ma ei ole olnud oma elus väga suur näokreemitaja ega ka näopesija. Varem ma tegin näopesu ainult siis, kui ma meiki maha võtsin. Aga nüüd ma pesen oma nägu. Tubli Sydney, väga tubli oled. Kui ma nagu kreemitan oma nägu enne meiki. Uskumatu, kui palju see aitab, see on uskumatu. Kui mõnusalt ja lihtsalt see meik mulle näkku läheb, kui ilus ta jääb, kui ühtlane ta jääb. Andke mulle all kommentaarides teada, mis on teie elus olnud siuksed asjad, mille te avastasite liiga hilja. Ja võib-olla ka mina õpin tänu teile mingeid asju. Ja kui mul tuleb meelde asjad, mida ma oma elus liiga hilja õppisin või millest ma liiga hilja aru sain, siis teeme part 2 ka. Ma kasvan alles suureks. Me kohtume teiega juba järgmises videos, mis loodetavasti tuleb juba varsti. Kohtumiseni! Muah!